Ahoi rahvas, TV6, kell on 9, käes on pühapäev ja televõhkarid alustavad. Mina on Andres Jääger ja see imeilus seksikas mees on Märt Koik. Pidin vaatama kõrval, et kellest me räägime. Valetatakse, jah, täna on televõhkarites, täna räägime sellest enese paljastamisest, täna räägime sellest, miks otsitakse läbi striptiisiklubisid ja siis natukene huud ja nagu ikka, ühesõnaga. Imeline saade tuleb. Mina olen saates, võib-olla mitte, aga ma arvan, et me võiks alustada meie meediavaatlusega. No nii, mis meil toimus? Meil toimus, ma ei tea, miks ma plaksutan, aga meil toimus Eesti Laul. Yes. Ja Eesti Laulu võitis täiesti üllatuslikult Tommy Cash. Kes oleks võid arvata? Et see on juba teine aasta järjest, kus kohas korraldatakse konkurss nimega Eesti Laul ja ma ei saa aru, miks on vaja teha selline suur asi selle ümber, et lihtsalt üks ammu teada võite ära vormistada. Minu arust on kurb on see, et inimesed nagu pinguvad selle üle, et nii igav oli vaadata saadet. Ei, no, kas pole mitte hea, et meil juba Eestis on keegi selline, kes 83%, 83,9% võidab, mis tähendab ära, et nagu rahvas valis teie lauluga nagu seda Eurovisioonile, nii et selles mõttes on nagu ei, mul on hästi hea meel, mina olen hästi rahul. Ja siis... Ševakin sai teise. Ševakin, nagu ütleb Edaine Seti Andrei Ševakini kohta, läbivalt terve saate. Väga humoorikas, mulle väga meeldis. Nüüd hakkangi Ševakiniks kutsuma. Mina ise, aga tegelikult teeme asja, kui sul on siuke kuninganna nagu on Edaine Seti ja ta ütleb sulle Ševakin, siis sa öelda, ma suu kinni oledki edaspidi Ševakin, tegelikult. Mina ei tea Edaine Setit vaadates, ma vist olen ikkagi üsna halvasti vananenud. Sa kohutavalt ma isegi ütleks tegelikult, aga mina lootsin, et Ševakin paneb vastu intervjuu ajal, ütleb talle Ines, aga ta vist ei tahtnud seda teha. Aga rääkides Eesti staaridest, siis Joosep Järvesaar siis kartuunist. Meil oli Õhtulehes oli uudis, et Joosep Järvesaar olevat nimetanud teisi Eesti laulul osalenud artiste külakõrtsilauljateks. Ja me oleme siin to set the record straight, et see on vale. Tegelikult see nii ei ole. Järvesaar ütles seda, et ärge solvuge teised artistid. Lihtsalt Tommy Cash on superstar ja tema kõrval teised tundusid nagu külakõrtsu lauljatena. Veel kord, no offense. Iseenesest on natuke naljakas, et sa pead 2 korda alguses ja lõpus vabandama, et no offense, ma ei solva teid, aga te olete nagu külakõrtsi lauljad. Ja kui inimene ütleb no offense ette, siis see ei tähenda, et nagu ei solva. Ta ikka ütles kõigile. Mõnes on nagu eriti kurb on see, et näiteks Ant, kes võitis Eesti, otsib superstaari. Ja Järvesaar ütleb, et sa oled nagu külakõrtsi laulja nagu Eesti superstaar, vaata. Ja et tegelikult, et selles mõttes, et see ei ole õige, ta ei kutsunud neid lihtsalt külakõrtsi lauljateks, aga nagu see natuke selles mõttes inetult öeldud küll, kuigi ta ütles 2 korda no offense. Et tegelikult Joosep see ei päästa, aga aitäh, et avaldad arvamust ja aitad Eesti kultuuri paremaks muuta sellega, et võrdled neid külakõrtsi lauljatega. Jah, aga mis võib päästa on Silvia Ilves. Näiteks TikTokis on üks video, kus Silvia Ilves mängib elektritšellot, kirglikult Tommy Cashi eurolaulu siis asja teeb seal. Ja rahvas avaldas arvamust, et tšellist võiks Cashiga Eurovisioonil liituda. Silvia ise on sama meelt, vaatasin korraks seda videot ka. Ta teeb poograt. Mängib tšellot, nimetatakse seda. Et ilusasti mängib väga tore, tegelikult mina vaatasin, mul oli nagu hea meel, et ikkagi muusik nagu siuke jämmib on ju. Väga lahe selles mõttes aga ma nüüd ei tea, kas see sellepärast peaks ilmtingimata minema Eurovisioonile, see tekitab minus nagu... Kõik minema Eurovisioonile, kes oskavad kaasa mängida, vaata. Ja kõik, et... Ševakin mängib selle klaveriga näiteks. Ja näiteks, tema mängib klaveriga, siis võiks olla siin Meister Jaan võiks minna vormupilli mängida, eks ole, et miks mitte, et muidugi lähme. Aga mõtleme, kes võiks tegelikult veel minna peale Ilvese Tommy Cashiga Eurovisioonile. Mina pakuks esimesena kohe lampi Sulo. Eesti kultuur, alkohol kakerdav lavaverring on humoorikas, Comic Relief näiteks seal kindlasti annaks juurde. Ja, väga hea, kindlasti. Siis mina saadaks tegelikult Joosep Järvesaare ka, et ta saaks ka minna, et ta saaks hoida seda taset, et keegi, ta saaks hoolitseda selle eest, et keegi ei oleks nagu külakõrtsi laulja. Et tema vastutab puhtalt nagu selle eest. See on lahe. Pakun Varro Vooglaid, seepärast, et väärikus.
väärikus mõte. Just, et kõik oleks sirge seljaga, sest et tegelikult kes suudaks paremini näidata ja öelda, et milline ülikond peab seljas olema kui Varro Vooglaid, eks ole. Ja siis vastukaaluks, kui saadame Varro Vooglaid, see asi ei saa nagu väga nagu selliseks harjavars ei saa ka minna, siis saadame Erling Edingu ka, kes tegi seda Marta 8. identiteediga parees vastukaaluks. Jah, väga äge. Nagu ma mainisin ka, et Ževakin võiks olla see, kes läheb kindlasti, sest tema tahab väga minna ja ta on nagu väärt seda, kui sa ikkagi korduvalt proovinud ei saa. Aeg on minna. Ja siis tegelikult mina mõtlesin, et me võiks saata ka Kaire Vilgatsi, sest et Kaire Vilgats on käinud Eurovisioonil vist praegusel hetkel kas 87 või 88 korda, et ta ikka kogu aeg käib, laulab seal backi ja kui tema ei saa minna, siis tema asem kas Rolf Roosalu või Dagmar Oja, et nemad on kõige rohkem meil Eurovisioonil käinud, et lähevad uuesti, kui suusad näinud, lähevad kepid ka. Raivo Hein, koht, kuhu veel põgenete veel kaugemale seda hirmsat rösti. Et ja tegelikult see oleks ka hea. Ja siis minu viimane pakkumine, saadaks Liisa Pakostaga sinna. Lihtsalt sellepärast, et kui keegi küsib, et siis ta saaks Eesti lauljad tasuta Hiinal ära anda. Et kuna ta siin pakub Eesti kultuuri niimoodi lahkelt, võtke, hiinlased muidugi ainult, et siis ma saadaks Pakosta. Jah, et Killandi kuula, pane tähele, lähed mehele mandri. Tähendab, võtke tiimi kaasa. Lähme aga edasi veel üks imeline uudis, mis raputas tegelikult tervet Eestit. On Merilin Nau, artikkel Merilin Naust, et siis terve lennukitäis inimesi karjus, oli artikli nimi. Mis siis juhtus? Juhtus see, et Merilin Nau sõitis lennukiga, tekkis suur turbulents ja ta koges siis midagi väga hirmsat. Näiteks ta kirjutas. Terve lennukitäis inimesi karjus. Ma sõna otseses mõttes arvasin, et pean võõra kätt hoidma hakkama, et end paremini tunda. Nad just jagasid jooki ja mu teega hüppas topsist välja. Asjad lendasid. See on päris hirmus, kui sul lennuk hakkab kukkuma. Põhimõtteliselt sa oled surmasuus ja su ainuke mõte on see, et ma vist pean hakkama võõra kätt hoidma. Otsid seal seda kätt, et mida nagu hoida, et see on primaarne tegevus. See on täpselt see, mida, jah. Et hirm ja surma ja hirm on issand jumal. Kellegi kätt hoidma. Aga see on üldiselt, see on eestlase hirm, vaata. See on ka, et näiteks enne laupkokkupõrget, kui on liiklusõnnetus, siis viimane mõte, mis see eestlase pealt läbi käib, lihtsalt on mulle nii lähedal ja siis, et see nagu häirib rohkem. Mitte see surmahirm. See ei ole üldse. Aga see ka, et tee hüppas topsist välja, asjad lendasid, et ei ole üldse selles mõttes imelik, sest nad olid õhus. Kõik lendasid, mitte ainult asjad, inimesed ka. Jah, et kõik lendasid. Ja siis järgmine teema on see, et Eesti naine, siis Delfi kirjutab sellest, et naabrid on hädas. Et tuleb välja, et naaber teeb lärmi, aga mitte lihtsalt lärmi. Juhtub see, et valjud vestlused, televiisor on põhja keeratud, koer haugub väsimatult, siis inimene oli nagu, et kuule, et vabandage proua, et see lärm on kõva, et kas sa saad midagi teha. Ja siis selle peale naisterahvas oli koputanud oimu kohta ja soovitas minna pimedasse kohta. Tahaks seda tsitaati täpselt teada, kuhu ta saatis, et ilmselt mitte keldrisse, aga et ühesõnaga jutule ei saa. Ja siis on järgmine probleem. 6 aega tagasi leidis daam endal austaja ja olukord läks hullemaks. Sellele kakofoonilisele orkestrile lisandus uus instrument. Aktiivsed seksihääled. Ja mitte lihtsalt aeg-ajalt, vaid mitu korda päevas. Hurraa, ohoo, kui hea, suurepärane, oh jumal! Kuulen iga päev teiselt poolt seina. Võiks ju inimese üle rõõmustada, aga igapäevane lärm ajab tegelikult juba närvi. Et tavaliselt on niimoodi, et see mesinädalate faas läheb üle, siis ega seda varsti ei ole enam mitu korda päevas. Aga see võib tüüt olla küll. Jah, aga... probleem on päris ja et siis soovime edu sellele õnnetule naisele, kes peab kuulma, kuidas kõrvaltoas põrutatakse nii, mis mühiseb. Aga põrutamisest rääkides, siis siin 8. veebruaril algas siis skandaal. Sass Henno, kuulus kirjaniku härra, kes rääkis noorte tüdrukutega. Mallukas muidugi paljastas ta, sest mida Mallukas muud teeb, kui paljastab kõiki, keda on võimalik paljastada. Ja pall läks veerema. Ja siin on nagu ikkagi päris rõvedaid asju, näiteks... No mis asi siin ei ole rõve, jah, selles mõttes, et siin on ikkagi meil see
see, mismoodi nüüd viimane pommuudis on see, et ikkagi keegi 14-aastasena väidetavalt ikkagi väidab, et Sasseno oli temaga maganud ja siis oli saatnud peale seda kohe vanni, mis on tagantjärgi vaadates siis ilmselt see, et peseks ennast puhtaks ja kõik see, et kuidagi nagu see asi on nüüd meil avalikkuses ja see on ikkagi päris räme, sellepärast et Sasseno on ikkagi tuntud kui sellise asja vastu olev inimene, perevägivalla vastu ja nüüd on siis ta endal lasub nagu selline kahtlustus. Aga jah, see tsitaat, mida ma korra otsima hakkasin, oli see, et enne vahekorda minekut ütles ta mulle, ma ei sunni sind millekski, aga võib-olla kui vanem oled, siis kahetsed, et minuga ei olnud. Jah, see on nagu, see on nagu cringe. Mina mäletan seda, mis oli, et keegi oli alaealine ja siis ta kirjutas talle pika teksti, kuidas mis oli hästi nagu, see kõlas nagu grooming, et sina oled teistsugune nagu meie teised fännid ja sina oled tark ja kõik see ja siis kirjutas lõppu, kui sa 18 saad, ma kohe kutsun su kohtingule. Et tegelikult see on ikkagi ka nagu väga nilbe, et sa lihtsalt nagu ootad, kuni keegi saab 18, et siis, et see on siuke inetu asi. Aga kes ei ole sellest skandaalist kuulnud, lugege Eesti Ekspressi, lugege Malluka blogi, lugege Sasseno enda postitusi ja kui need on kõik ära loetud, minge veel www.patreon.com/vohkarid ja me rääksime viimasest Patreoni osas ka sellest. Ja Sasseno ise ütles selle kohta niimoodi, et olen elav tõestus, et tegelikult ei riku massiline tühistamine elu, vaid paneb uute valikute ette, mida ülejäänud eluga teha. Et tuli ära see tühistamise jutt, nagu ikka alati on üks suur tühistamine, ei riku elu ära, jah, arvestades selle, kui palju pappi ta on kõrvale suutnud oma elu jooksul panna, ma arvan, et tema elu ei olegi nagu selles mõttes rikutud, aga maine on rikutud ja koolidesse seda suure tõenäosusega enam ei lähe. Ilmselt ei lähe jah. Ja siis tegelikult siin on ka, et ta räägib, et mingi tapmisähvardusi on tulnud ja et kodust aadressi on levitatud, et see on kõik selles mõttes nagu selline ootuspärane interneti reaktsioon. Ma ei ütle, et see õige on kodus. Ei, tapmisähvardused ei ole. Ei, tapmisähvardused ei ole okei. Kui sa normiks, nagu avalikult ütled välja inimese aadressi, see ei ole ka tegelikult okei, et las siin instantsid tegelevad. Instantsidest rääkides, kui Sasseno sa vaatad seda saadet ja oled ärritunud, me anname sulle aega rahunemiseks läbi reklaamipausi. Ja see no nii, kõik Sassennad on tagasi ja räägime seksi teemadel edasi. Stripikatest. Siin toimus üks suur läbiotsimine imelises parimas linnas Eestis kindlasti, Tartus. See linn. Ja veebruari alguses siis 30 politseinikku otsid läbi sellised kohad nagu Diamondi ja Sapphire. Aga jah, et ühesõnaga, kes on Tartus käinud, teab, et igal pool on pargitud autod, mis on reklaami täis. Õudne. Siuke hästi päriselt nagu inetu viis oma ettevõtlust reklaamida. Kui palju ta neid autosid on? Mingi 12 ma ei tea, tal on isegi üks rekka. Ja see on nagu minu arust täiesti absurdne olukord. Aga Artur Kapajev, kes siis on seal juhtoinas siis, või selles mõttes Diamondi juhtoinas on ta, pandi siis vahi alla. Ja prokuratuuri pressiesindaja Lisanna Männilaane kommentaar oli selline, et politsei esitas kahtlustuse 39-aastasele mehele ja kahtlustuse kohta tõendite kogumiseks tehti läbi otsimised 2 Tartu kesklinna meelelahutusasutuses. Ja 8 kuuks siis, nagu ma ütlesin ka. Minu arust on tegelikult hästi häbiväärne see, et mismoodi tehakse selline organiseeritud rünnak inimesele lihtsalt sellepärast, et 30 politseinikku tahavad minna stripiklubisse. Aga see on minu arvamus ainult. Jaa, see Kapajeviga mul tuleb lihtsalt endal tuleb üks lugu meelde. Kunagi ma tahtsin osta endale autot. Siis leidsin auto 24-selt endale meeldiva Mercedes ja läksin seda siis vaatama. Annelinnas see auto asus. Jõudsis sinna kohale, siis Kapajev tuli ka, siis sõitsime auto kätte. Vaatasin auto üle, ilus auto oli, aga üks ref oli tühi. Siis ma ütlesin, et äkki pumpaks refi täis, ma tahan nagu proovisõitu teha. Sest ma hakkan refi täis pumpama. Ta ei viitsi sellega tegeleda ja sinna see asi jäigi, et nagu mulle öeldi, see suhtumine oli nagu hästi tore. Aga kas sina oled kunagi käinud stripiklubis? Ma olen olnud väga lähedal stripiklubile Tartus ja ma olen mööda jalutanud mitu korda. Aga ei, ma sees ei ole käinud. Ma ei oska seda põhjendada, sellel on nagu mingisugune stigma või asi minu jaoks on nagu see, ja mitte nagu see, et mina olen rõve, kui ma lähen stripiklubisse, vaid millegi pärast ma nagu teiste meeste pärast ei lähe. Ma ei oska seda põhjendada, see on hästi veider. Ma saan aru, see on valehäbi, aga ei, ma ei ole käinud. No minul on selline tunne, et stripiklubid Eestis, ma võin eksida, ma räägin, kuna ma ei ole ka käinud. Sa ei ole käinud? Ei ole, ma ei ole ka käinud. Okay. Et nad ei ole sellised nagu Ameerikast
filmidest paistavad, et nagu kõik lähevad sinna, naudivad ilusat tantsu, võtavad jooki, chillivad ja kõik on nagu imeline, et kuidagi ma ei ole julgenud ja ma nagu kardan, et see rikub ära minu jaoks, kui ma lähen, ütleme, Tartus asuvasse striptiisi klubisse näiteks. Ma veits nagu kardan seda, pluss seega, et mul on veider hakata rahaga inimest loopima. No Eestis on see ka raske, meil on maksud nii kõrged, et inimesed on need sendid ja siis strippereid visatakse sentidega, see teeb neile haiget ja see on üks õudus, et ma arvan jah, et see, ma ei tea, oled näinud Showgirlsi näiteks ja siis sul on nagu peas ettekujutus, milline see on, et ei taha seda lõhkuda. See on nagu see, kui ma ei taha vaadata praegu mootorrattahiiret Marsilt enam. Sest et ma lapsena, see mulle väga meeldis, ma lihtsalt kardan seda uuesti vaadata, et ma pettun. Throttle Winnie Throttle, vot seda nime ma ei teadnud, aga ühesõnaga Blast from the Past. Et see on selline huvitav jah, et nagu stripiklubi tõepoolest, et kuidagi ei ole minu, aga sina kurat oled siukse näoga, et sa oled käinud ja tuleb välja, et ei ole. Ei, ma ei ole käinud, aga tegelikult ka ma nagu tahaksin minna. No miks sa ei lähe? Sa elad Tartus, sul on... Ma loodan, et peale tänast saadet ma saan mingisugust nagu... Et sa saad kutse. Rohkem sellist nagu... Ma ei tea isegi. Indu, jõudu, soovi. Ja, aga Diamond ja Sapphire siis, nagu sina ütled, et need töötavad edasi, et peale seda suurt läbiotsimist siis korraks pandi kinni ära, järgmine päev tehti jälle lahti tagasi, et seal ikkagi kõik asjad toimuvad. Aga see häirisin natukene, et see võib-olla ei taha sinna minna selle pärast, et see on see imelik mees. Need imeliku mehe omad, ma ei taha tema businessit toetada. Ei ole või? Kurat, ma ei tea, ei, aga see refi asi küll jah, võttis selles mõttes nagu selle tunde maha ära küll, on ju. Aga üldiselt ma ütlen ka selle, kui ma ei taha nagu raha loopida, ma tunnen ennast näiteks autopesulas, ma tunnen samamoodi, kui auto pideb, ma peaks kõigim rahaga loopima või mina kedagi rahaga loopima. Aga kui ma lähen autopesulasse ja ma istun sellises pesulas, kus ma istun nagu sees ja keegi nagu laseb seal, teeb tööd, siis ma alati nagu veider olla, ma ei taha nagu silmisidet teha, et nagu mina siin istun, tema teeb tööd. Ma olen nagu mingisugune kõrgem isik või? Ja ei, tegelikult ma ikka olen täitsa nõus sinuga jah, et see võib-olla selline imelik tunne nagu on. Aga imelikest tunnetest rääkides me jätkame ka siin striptiisi teemadel. Tegelikult nimelt meile tuleb külla inimene, kes teenib raha. Ta ongi striptiisitar ja ta teenib raha ka OnlyFansis ja meile tuleb külla Loola. Ja see on me oleme stuudiosse kutsunud oma külalise. Külaline on väga huvitav. Siin just on nagu see aeg, et tuludeklaratsioon esitatakse, siis ikka mul läheb mõte selle peale, et igasugused online platvormid on tavaliselt need kohad, kus pealt tulusid ei deklareerita. Ja siis meil on mulle OnlyFans ja meil on täna külas keegi, kes teenib tulu OnlyFansiga, aga mitte ainult. Ta on ka, kas on õige öelda, eksootiline tantsija. Loola, tere! Tere! Kas on õige? Oled sa eksootiline tantsija? Striptiisitar on õige. See on parem? Jah. Tegelikult minu esimene küsimus, kas strippar on halvustav või ei ole? Ei ole. Ei ole? Ei ole. Okei, see tundub mulle natukene lihtsalt, striptiisitar on nagu mahlasem natukene. Aga sina tead, et Tartus 2 striptiisi klubi otsiti läbi ja värgid-sergid, et kas ka seal, kus sina töötad, on ka mingid sellised asju toimunud või kas mis seal siis nagu otsitakse või mis see probleem võib olla? Minu teada meil ei ole toimunud mingid läbiotsimisi. Ma tean, et Maksuamet kontrollib väga palju Tallinna klubisi, aga enamjaolt ongi see, et seda piiri on nii raske kuidagi paika panna või oleneb ka tantsist ja kliendist loomulikult, aga sa pead nagu mingi piiri sättes, ma ei oska nagu, saad aru. Selge. Sina oled siin sellepärast, et sinu TikTok on väga pull. Sa räägid ägedatest asjadest, sa väljendad ennast väga toredasti ja oled üsna otsakohane. Aga ma leidsin ka tegelikult mõned artiklid, mis on sinust ilmunud varem. See oli minu jaoks üllatus. Ja muide sa ütlesid, et OnlyFansis saab sinu põhifookus, sest eksootiliseks tantsijaks ei plaani see kauaks jääda. See oli 2021, aasta 2025. Mis värk on? Ma eelmine aasta väga palju, üle-eelmine aasta vist väga palju ei tegelenud klubitööga, aga ma ei saanud aru, kui väsitav võib olla sotsiaalmeedia. See on minu jaoks nagu veel jõhkramst, et OnlyFansiga kaasneb väga palju reklaamimist. Sa pead kogu aeg ennast reklaamima. Need nagu, ma ei tea, persihakkusest piltide tegemine on nagu mingi miinimumaeg ja siis kõik ülejäänud on lihtsalt mingi teeme laivi.
nii et see on pigem väsitavam. Minul on niisugune mõte, et sa mainisid just Maksuametit. Meil on praegu see aeg, kus kohas meil on maksutõusud aeg. Kuidas see sinu tööd mõjutab? Ma mõtlen mitte nagu rahalises mõttes, no kaudselt küll, aga klientuuri mõttes. Kas kliente on vähem? Kuidas tunnetad sa seda niimoodi ka? Tellijaid on vähem? Ja, inflatsiooni ajal oli ka, eks stripiklubid saavad kõige esimesena seda tunda. Samamoodi koroonaga. Lihtsalt inimesi ei tule. Mis teed? Passid ja venitad ja vaatad Netflixi. Kunagi see artiklis ütlesid, et tonn 500 oli sinu parimal õhtul teenitud number. See on jälle 2023 aasta Õhtulehe artikkel. Kas sa oled selle üle löönud? Ei kommenteeri. Selge. Davai. See on jaatav vastus järelikult. Nüüd, kas sekstöö, sest et sekstööga sa ometi tegeled, ise vist ka ütled ju niimoodi. Et kas, millal selline mõte tuli, et see on see viis, kuidas raha teenida? Ma olen seda varem ka rääkinud suht palju igal pool, aga mul oli kunagi üks eks. No hate to him, all love, mul on, et ta läheb hästi. Aga see oli minu esimene kord, kui ma elasin kolisin vanemate juurest välja. See on minu esimene üürikorter ja eks pidi minema kaitseväkke ja kuidagi me pidime üüri maksma ja mina klienditeenindust väga ei sallinud ja siis ma mõtlesin, et okei, ma olen väikse saiti tantsinud. Ma lähen striptiisiklubbi tööle, on see okei. Teil on mingi hea, pane hullu. Siis ma läksin, hakkas meeldima. Ma ei tea, jäin sinna. Õppisin kebaab olema posti ümber. Aga kuidas mõtleme selle see esimene kogemus, et nüüd esimest korda laval, kuidas on see sulle meelde jäänud, esiteks, kuidas läks ja mis tunne see oli esimene kord? See oli sitaks hirmus. Mul olid mingid väga madalad kontsakingad, mul ei olnud neid õigeid kontsi, nagu mul täna on jalas, aga mul jalad täiega värisesid. Ma panin ühe mu sõbranna esitatud laulu, sest ma tahtsin tuttavat häält kuulda, kuna ma väga kartsin. Ja minu esimene lavatants oli Norras, kus pidi lava peal tantsu lõpuks olema täiesti alasti. Ja see ei olnud nagu midagi, mida ma olin varem kunagi teinud. Ja ühesõnaga mingi vend jäi vaatama ja siis ma läksin pärast tema juurde, et lähme privaati ja siis ta küsis, kas ta oma küpsised võib kaasa võtta. Ja siis ma mingi täiega võid oma küpsised kaasa võtta, nagu nii cute. Nii et jah, ütleme, et hea kogemus. Oota, sa oled öelnud, et ainuke asi, mida sa kahetsed, on kontsade kandmine, sest jalalabad on aga sa oled kontsadega ikka seini. Mis siis sinu see jala vanus on, kus sa lihtsalt enam ei saa lõpuks käia siis? Ma ei tea. Aga ma arvan, et nagu mu erivõristamine lööb üle, nii et sa võin teha. Aga kontsad milleks? Kas see vormib jalakuju või? Ja ta teeb ilusamaks, aga ka postitantsul sa maandud väga palju põrandale ja selle asemel, et põlvede peale maanduda, sa saad maanduda nende plokkide peale, mis kaitsevad su jalgu ka. Sa rääkisid privaadist, kas inimesed arvavad, et striptiis tähendab midagi muud ka? Ja enamus arvavad, jah. Mis see siis nagu põhimõte siis nagu on või mis raha eest üldse seda privaati teha? Meie ei ole Märdiga kumbki käinud mitte kunagi stripiklubis. Veel ei ole jõudnud. Veel ei ole. Ma arvan, et see tuleneb väga palju sellest, mis filmides tegelikult näidatakse, et seal on see, et kompad nagu tants ja piire või ma ei tea, ala USA filmides näidatakse, et slaavitarid või midagi sellist teevad mingid lisaasju, mis ei vasta absoluutselt tõele ja siis kuna nad on näinud sellist asju või võib-olla nad ei ole üldse käinud stripiklubis ja nad ei ole ennast harjanud selle koha pealt, siis nad loodavad, et nad saavad midagi muud. Aga nagu Andy ütles, meil on mõlemad lollakad, me ei tea mitte midagi. Aga mis oleks selline hea juhend, et nüüd näiteks me tahame tulla elus esimest korda stripiklubisse, me ei julge, käed veritsevad, meil veritsevad jalad, nii nagu sul, eks ole. Ja siis on lihtsalt, et mis oleks nagu need reeglid või näpunäited, et sa lähed esimest korda stripiklubisse, mis nagu mingi käitus? Ära näpi on number 1, ma eeldan. Aga edasi? Ma ei tea, oleneb, mis eesmärgil sa tuled, kas sa tuled sinna, et võtta mingit sauna, massaaži, mullivanni,
privaattantsu või sa tuled sinna lavatantsi lihtsalt vaatama, et üldiselt baari kollektiiv, vähemalt seal klubis, kus mina töötan, väga vastutulelikud. Et kui sa oled esimest korda ja sa ütledki, et ma olen siin esimest korda, üldiselt nad saavad aru ka, et sa oled esimest korda, meil on nagu tuttavad näod seal enamalt. Aga see on ära jaotud ka selles mõttes, et kui mina tuleksin, et siis kes läheb tema juurde või mina valin või kuidas see asi käib? Sa saad ise valida, mis tüdruk sulle meeldib, samas kui mingi tüdruk tuleb sinuga juba enne rääkima, siis ta nagu nii-öelda proovib sind esimesena saada nii-öelda õnge vette või ma ei tea, kuidas eesti keeles öeldakse. Jah, läks mõte laiali. Aga jah, põhimõtteliselt lavatantsu jaoks on tippi viisakas jätta. Me teeme vahepeal klubis ka tuure, kui sa ei ole tutvunud selle maja, kes me näitame siis neid erinevad tubasi, mis meil on. Meil on menüü, saad menüüd vaadata ja jah, nii lihtne see ongi. Nii, okei, see oleks nüüd siis meile, kui meie ei ole käinud, aga nüüd me räägime nüüd, sa ütlesid, et teil on tuttavad näod. Milline on sellise, näiteks, kus siis sina töötad, milline on seal külastaja see profiil? Millised inimesed seal käivad? Kas need kõik kuuluvad mingisugusesse gruppi või on mingi... Kõik on keskealised paksud mehed või... Et nagu, milline on striptiisi-klubi külastaja profiil? See nii sõltub tegelikult, aga kuna ma töötan Saaremaal, siis meil käivad saarlased üldiselt, et suvel käivad turistid. Ma nagu niimoodi üldist profiili ei oskagi öelda. Kõik on hästi armsad inimesed, nagu meil on toodud süüa vahepeal klubbi. Saaremaa on üliväike koht. Ja see on 2 stripiklubi. Nagu haige. Väga haige. Ja Hiiumaal on mitu? 0, minu teada. Ühesõnaga see Hiiu ja Saare sõda, see ikka jätkub siis järelikult. Aga kui nüüd rääkida nagu ohtlikkusest näiteks, ja sul ongi mingisugune klient, kes on täielik asshole, mäpib, teeb pärgi, kas on midagi sellist nagu elu ohtlikku ka sinuga juhtunud? Mõned on proovinud nagu panna niimoodi käed kuidagi mõlemale poole, et ma ei saaks kuhugi ära joosta, aga see oli siis, kui ma olin väga algaja. Nüüd mul on nagu see, et mida sa teed? Nagu siis, kui me oleme privaati, siis esimene asi, mis ma ütlen kliendile on tavaliselt see, et sa ei katsu mind. Kui ma olen sul luba andnud, siis on okei, aga kui ma ei ole sul luba andnud, siis ei katsu mind. Ja kui sa ei kuula mind, siis ma pean muusika kinni jalutan välja. Ja privaadis tehakse täpselt mida? Mina tantsin kliendile, võtan oma riided sellest ära ja tema istub ja vaatab. Okei. Ja see on siis mingi ajaline piirang, nii palju kui makstakse? Jah. 10 kuni mitu tundi. Ei, 10 minutit kuni mitu tundi näiteks. Kas sa oled pidanud olema kellegi privaadis tunde ja tunde siis 10 tundi tantsima? Jah, mul on olnud 10 kuni 12 tundi privaati. Aga see ei ole nagu niimoodi, et ma nüüd järjest 10 kuni 12 tundi tantsin. See oli niimoodi, et vahepeal jõud šampust, vahepeal jutustad, vahepeal tellid süüa, sööd, siis jälle tantsid ja siis äkki klient tantsib, on ju. Ma saad leidnud siis nagu endaga mingid inimesi, kellega nagu hiljem suhelda ka niisama või sellist asja ikkagi ei ole või see on mingi kood, et seda me ei tee? See on pigem selline kood, et seda me ei tee, et kui ma vahetan klubi näiteks, siis ma võin teada anda neile, kus teises klubis ma nüüd töötan. Et siis nad saavad sinna mind külastama tulla näiteks. No ohutuse mõttes pigem, arvestades, et OnlyFans ka ja... Meil on ühiskonnas selline hoiak tegelikult ju, et on taunitav müüa enda keha. Kuidas sina ütled, kas see, millega sina tegeled, kas see on enda keha müümine või ei ole? Mina arvan, et iga töö on keha müümine. Ma ütlesin, ta mõtleb nii nagu mina. Iga töö, mis sa teed, on enda keha müümine. Jah, see on nagu sa oled süsteemile ori, nii et ma ei tea. Aga ikkagi see on nagu see, mida sina teed, ta on kuidagi stigmatiseeritud meil ühiskonnas. Selle nagu vaadatakse natukene viltu, kuigi tegelikult õnneks nagu see asi nagu hakkab nagu minu arvates natukene vaikselt muutuma. Mõned ülikondades mehed muidugi seisavad sellele tugevalt vastu. Mitte mina. Aga mis sa arvad, miks see nii on? Miks on niimoodi, et kui naine võtab ennast paljaks, siis see on juba halb ja ühiskond juba kukub? Ma ei tea, ma arvan, et asi on väga palju julguses ja häbitundes kinni, mis vanem generatsioon meile ette söötnud on natuke. Et ei räägita kodus seksist, ma ei tea, kui päevad hakkavad näiteks või ma ei tea, mida teha, kui mingi poiss avaldab sulle tundeid näiteks, et siis ongi keeruline nagu avastada oma seksuaalsust ka üleüldiselt. Seksuaalharidus sinul kui on olnud nagu või ei ole?
Ma ei tea, koolis on räägitud. Kas koolis see ju ei ole piisav mitte kuskilt otsast või on? No ma olin Inglismaal ka koolis, kui ma olin 11-aastane, seal minu meelest oli väga nagu tore räägiti avatult sellistest asjadest. Jah, mitte nagu meil koolis, et meil pidi olema tund, siis õpetaja oli haige ja siis see tund jäi ära ja seda ei tulnudki. Ja nüüd ma siiamaani ei tea, kuidas see asi käib, nii et mina olen nagu oma asjadega sealmaal. Aga me nüüd oleme rääkinud, et mis toimub stripiklubis sees on ju. Nüüd on nagu see, et kas on mingisugune šokeeriv tõde, mis võib inimestele nagu kas päriselt ka tõesti, mis toimub lava taga? Milline see elu seal lava taga on? No stripiklubide majutus on narivoodid näiteks ja paljud ei oota seda ja see on veits nagu selline kasarmu vibe. See on nagu stripperite bootcamp. Nagu üks mis mõttes majutus on narivoodid? Et nagu majutus on klubiga näiteks koos või kui sa lähed näiteks välismaale kuhugi tööle, siis klubi pakub enda majutust. Niimoodi, okei. Ja üsna tihti on seal narivoodist, et niisama natuke rohkem tüdrukuid ära. Aga kas sind ei häiri see, et sind nagu, et sind ei saa häirida sellest, aga et sinu kui nagu naise seksualiseerimine nagu, see ei häiri sind üldse? See on minu otsus. See on sinu otsus? Okei. Kui see sekstöötaja ei oleks, mis sa siis teeksid? Kas oleksid siis, nagu sa ütlesid, klienditeenindaja või? Ei, ma ei tahaks klienditeenindasse tagasi minna. Ma ei tea, ma väiksena tahtsin astronaudiks saada, kes ma sain 3. klassis aru, et ma olen suht halb matemaatikas, nii et ma ei tea. Aga ausalt öeldes vahet ei ole, kas sa teed sekstööd või mitte, sa võid sekstöö tegemise ajal ka tegeleda ükskõik mille muuga või arstiks õppida, ma ei tea, juristiks, kelleks iganes. OnlyFansiga läheb kasti? Jah. Toimib? Toimib. Siuke väga tore tsitaat, mulle see väga meeldib. Et öeldakse seda, et OnlyFans on lihtne viis raha teenida ja sa oled öelnud, et kui OnlyFans, et kui see nii easy on, siis proovi enda sita august ilus pilt teha. Jop, kas proovi seda? Ei, ma isegi... Me ei ole öelnud, et OnlyFans on easy money vaata. Sest et minul on ikkagi ka nagu kokkupuudet olnud ja ikkagi nad kõik räägivad tegelikult seda sama, et see on hull töö tegelikult. Aga on seal on OnlyFansil mingisugune asi veel, et mida nagu inimesed, kes kas siis tellijad või nii, et mida nad ei näe mingit raskust seal taga. No lisaks üks on reklaam ja mis ei teine. Kui palju sa, näiteks photoshoot, palju seal aega läheb selle peal? Oleneb, kas ma teen seda kodus või ma teen professionaalse fotograafiga. Mul tegelikult nagu pildistamise osas ei ole vahet, kaua ma teen seda, see osa mulle väga meeldib, aga vahepeal on need päevad, kus sa ei jaksa filmida mingit masturbeerimisvideot. Ja siis nagu sa paned selle tööle ja siis sa nagu hakkad asja tegema ja siis ma ei tea, naeratad väärakalt ja siis et mingi, see oli 5 minutit contenti ja ma pean selle uuesti tegema nüüd. Et see enda kõige suurem kriitik ka porno tegemises on nagu kuul pähe vahepeal. Aga see, mis sa teed, selles sa oled õnnelik või? Jah. See on hea kuulda. Kui inimene päriselt on õnnelik. Andres on komme küsida mingi käest seda. Jaa, see on väga oluline minu ajaks, et kas inimesed, mida nad teevad, on õnnelikud selles või ei ole. Et kui inimene ongi võtnud kogu selle töö, kogu seksuaalsuse, kõik selle enda kätte selles mõttes, sina nagu ruulid, sina ütled, kus, mis, kes ja kuidas ja palju sellest maksab, et selles mõttes, et jep. Loola, ma ilmselt ei pea sulle ütlema, et sa oled väga julge, et sa tulid, suur tänu sulle ja siis ma ei tea, naerata väärakalt, kui tahad, nagu sa ütlesid, et ei ole hullu. Aga meie läheme reklaamile nüüd hoopiski. Ja, meie läheme, vaatame reklaami ja mida teie saate reklaami ajal teha, on see, et kommenteerige või subscribe'ige tema OnlyFansi. Aga kommenteerige ka meie saadet, sellepärast, et Kuulbet annab ühele kommenteerijale 100 eurot puhtalt. Liiga vara ütlesid. 100 eurot puhtalt. Käden. Tubli. Et minge kommenteerige, kribage ja kui meil saateaeg läbi saab, siis üks õnnelik kommenteerija saab iPhone 16. Nii et on mõtet kommenteerida. Aga vaatame siis, mida pakutakse. Ja sellised on siis teated meie kaubandusvõrgust. Aga tagasi televõhkrite juurde on aeg rääkida
sellest. Mis jutt on aeg rääkida? Mis jutt on aeg rääkida? No teeme peenise jutte. Millest me räägime? Uhunurk. Ja täna on tõepoolest, räägime peenise juttudest. Peenise jutud Märt Sepperiga. Seda ei tasu nagu alahinnata, et Märt Sepper on see, kes peenise jutte meile räägib. Jah, et selline event Facebookis siis on peenise jutud, see on caps lockiga Märt Sepperiga ja tõstatab seal huvitavad küsimused küll, aga ta on peenise kirjutanud väikse tähega millegi pärast ja siis tuleb väikese tähega ja jutud on tihti suuremad. Vist nali on see. Ma ei tea, kas on. Jaa, aga ma tahan seda ka öelda, et 21 märts, kallid inimesed, minge kindlasti osalega sellel 21 märts, et see on tulemas. Aga ta kirjutab seal sellist asja. Kuula nüüd, Märt. See õige Märt. Mille oled sina nii õigeks teinud meheks olemise juures, mis ei lase sul vastu võtta kõike seda õrna, kaunist ja haavatavat? Vabandust, mida? Oota, mille oled sina nii õigeks teinud meheks olemise juures, mis ei lase sul vastu võtta kõike seda õrna, kaunist ja haavatavat? Mina tunnistan ka, et mina ei oskaks vastata sellele, kui Märt, see vale Märt, kes sa vaatad seda arvatavasti. Ja siis see õige Märt küsiks kummult, ma ei saa mitte emmiga aru. No, jah, et võib-olla toimetajat oleks vaja, kes saaks meil sama, aga põhimõtteliselt, et päris täpselt ei saa nagu aru. Vabandust, produtsent on pahane. Millist tervenemist ja puudutuse luksust oled sina vältinud? Et see on ka, see küsimus üllatab. Millise arsti juures sina ei ole käinud? Mis laulu sa kunagi ei pane mängima? Eesti laulul. Milline oli see laul, mis sulle kõige rohkem ei meeldinud? Aga mis oli Eesti laulul see laul, mis kõige rohkem ei meeldinud? Ma ei oska vastata niimoodi, ma ei tea, ma ei mäleta. Sama hea küsimus nagu Märt Sepperi omad. Ja siis veel see ka, räägime puudutuse kunstist, eraldamisest ja kaasamisest ning mis peamine naistest, sest et kui on peenise jutud, siis räägitakse naistest. Et see on õige. Peenisega jutud, vaid peenise jutud. Aga oodatud, mitte vaid oodatud on nii mehed kui naised. Et see on nagu huvitav, et räägime naistest, naistega peenise juttudes ja mis te arvate, kallid kuulajad, vaatajad ja kõik heiterid? Palju maksab Märt Sepperiga selline jutuajamine? Peenise jutud väikse tähega. Peenise jutud väikse tähega ja ütleme selle ka, et te ei pea kuskile minema. See on kuradi Zoomis, nagu tänapäeval kõik need asjad on fucking Zoomis. See on Zoomis. See maksab 150 eurot. 150 eurot. Et kes tunneb, et tahab minna, siis võib minna. Aga enne seda te saate veel 7. märtsil minna Vagina Märt Sepperiga. Et Märt Sepper on tuntud ka kui kõikide kehaosade ja kõikide, kui sul on mingi auk kuskil, mingi õnarus, siis Märt Sepper vist kohe on tegemas üritus. Ja aga Vagina kirjutas suurte tähtedega, et kui peenis oli väikse põhiga, siis Vagina kirjutas, et üldse kõik on suurte tähtedega. Aga peenise jutudes oli jutud suure tähega. Nii et ma ei tea, peenise jutud! Märt Sepperiga. Siin on lihtsalt Vagina! Märt Sepperiga. Aga see kuldne ja mehi heidutav müstilisusest väljub panoraamne kujund. Mis on selles lummavas naiselikust nii vägevat, mida sa oled vältinud? Mis siis, kui sa ei pea enam vältima? Ja kallid mehed kui ka naised, ka see on 150 eurot. 150 eurot. Ja täpselt sama asi, 150 eurot jälle Zoomis, et Vagina jutud, jään ootama, mis on naba jutud, päraka jutud, kannika jutud, kõrva jutud, hamba jutud, kõik loodame, et Märt teeb ära. Jah, eriti päraku jutte, Märt. Aga meil on teile väikene üllatus ka, väike kingitus, et kommenteerige ja te saate päriselt nagu midagi head ja tarka lugeda. Väike Eesti uhuraamat, ma vaatan seda, sest see on nii imeline raamat, see on ka poodides ka saadaval, aga teie saate, kui te kommenteerite ja me loosime välja. Jah, et raamat on üllatavalt väga hea, autorid on värdjad, aga raamat on hea. Autorid on ka väga intelligentsed härrasmehed. Rääkides intelligentsetest härrasmeestest, siis meile meeldib üle saate rääkida tagasisidest, mis on tulnud meie saatele ja nüüd on ka see aeg. Alustame siis nüüd kohe meie ühest suurimast inimesest, kes tahaks olla meie toimetaja ilmselt, on Timo Jaakmees. Timo Jaakmees on kirjutanud, nagu oleks planeerimata saade, antakse teema kätte ja 2 tüüpi jooksevad suvalises suunas.
mul on nii hea meel, et vaata nad hammustavad läbi selle formaadi, et see ongi, et Andreas annab teema, läheb õiges suunas ja mina lähen teise suunda. Et see niimoodi meil käibki. Jah. Väga õige. Ja siis tegelikult Timo käib ja kommenteerib kogu aeg. Ja siis üks kommentaar on väga tore. Väga huvitav saade. Seda tahate kuulda või? Suht arusaamatu saade. Vaadake formaat üle ja proovige uuesti. Et ikkagi tunneb muret selle formaadi pärast. Et aga minule Timo, Jaak Mees väga meeldib. Äkki kingiks talle pusa? Ma olen nõus. Timo kuule, et siin on Kuulbeti pusa, et sa oled selle nüüd uhke omanik, et kindlasti anna endast märku, me anname sulle selle väga hea meelega. Ja saad suvalises suunas jooksma panna sellega. Saad sellega suvalises suunas joosta ja mulle tundub, et selle pusa formaat on täitsa okei, et see on nagu selge, et Timole palju õnne, näed, tasus ära see kommenteeri. Tasus ära lõpuks. Ja jätkame kommentaaridega, tagasisidega. Ja Lemmeliis on kirjutanud sellise kommentaari, Karu Kris, laughing emoji ja veel igasugused emojisid. Uhuu-nurk on mu lemmik. Ei, uhuu-nurk on mu lemmik, aga mis oli see uhuu-nurk on? No teate, esiteks ma tahan kiita Lemmeliisi selle üle, et tal on väga ilus nimi. Mul on abikaasalt sama nimi võide, by the way. Aga mis asi on uhuu-nurk? Vaata, meil on selline asi. Meil on tiim on selline hästi suur, aga meil on üks inimene, kes tegeleb siis nende tekstidega ja tema on väga suur uhuu-vastane. Ta ei suuda lihtsalt, ta ei saa isegi uhuu kirjutada, see on nagu talle tõeliselt raske, aga nüüdsest on see probleem lahendatud ja me palkasime järjekordse tiimi liikme ainult kirjutama uhuu. Et ma eeldan, et selles saates on see viga parandatud, et aitäh Lemmeliis märkamast. Jah, produtsent ütleb, et me ei tohi selle teemal rohkem rääkida, lähme ruttu edasi. Silli kirjutab, et avastasin mingil igavuse hetkel selle saate lihtsalt nime pärast. Siiani ei saa aru, mis on võhkar, aga iga saade tundub aina parem, vaatan ikka huviga. Vaat niimoodi käib tinistamine. Super. Ma olen väga uhke, me oleme inimese ära tinistanud. Aga võhkar tähendab seda, me ei olevegi võhkarid, me ei tea mitte midagi, mitte millegist. Nagu võhikud. No võhikud, jah. Raul aga kirjutas, no kurat, enne lõppu sain silma lahti, polnud tüli naisega ega kukkunud, samas libe küll. Ja kuulen karu kakkast või kakaaugust jutt, kuna arusaamatu kes kuhu kukkus või kukub. Ja kas see karu idast või läänest, siis algust nägemata sain edasi selgeks, et Kuulbeti mõmmi seda oma pusale ei teinud 499 € raha eest. Aga muhelema ajas edu. Raul, kui sa ei ole kukkunud, siis kas sa ei ole kukkunud ikkagi? On küsimus, et äkki sa ikka oled kukkunud, sest väljas on libe ja soovin, et sa paraned. Ja ma tegelikult, mul oli kõik välja pandud, et ka Raulile siinkohal midagi, lugesin kommentaari ära, et mul on kingitus olemas, aga produtsent pani kohe käe, et ütles, me ei saa ravimeid anda, see ei ole lubatud. Et Raulile suur aitäh sulle, mitte muffigi tegelikult aru ei saa, aga nice. Lähme ruttu edasi. Kersti kirjutab, hea saade jällegi. Kus te neid artikleid leiate? Muide, te reklaamipausi ajal mitte külmkappi rüstada saab sotsiaalmeediasse sukelduda, külmkappi tule meeldegi. Mina mõtlesin, et sotsiaalmeedias saab olla kogu aeg. Vaatad ühe käega, poole silmaga vaatad televusserit, televõhkarit isegi lased siit. Jah, aga ei. Aga niimoodi nälga surra, see oht on ka. Aga ma vastan ka küsimusele, kus me artikleid leiame meediast. Just. Siis ja Liisbeth kirjutab, Märdil on ilusad värvilised sokid. Märt on ka Eesti seksikamate meeste edetabelisse. Ma lihtsalt ütlen, inglise keeles on termin selle jaoks, mida Liisbeth siin teeb, kuna ta sinu kõigepealt sinna pani, siis ütleb, tegelikult Märt ka. Inglise keeles öeldakse selle kohta pity fuck. Et ma saan väga hästi hakkama niimoodi, et ma ei ole selles nimekirjas, mul ei meid üldse igasugustes nimekirjades olla. Aga näita sokki. Mul on täna selline sinine sokk. Selle peal on mingid marjad, aga ma ei tea, mis marjad need on. Ja me jõuame siin ühe veel võtta. Mis see siis on? Helina kirjutab, mehed, just hakkas asi üles tuuri võtma ja jälle vajus kuidagi ära. Tead, mul on sekseluga samamoodi. Mul on täpselt sama, siin ei ole mitte midagi uut, võhkarid sellised ongi. Aga mul on kogu aeg üleval. Me oleme polaarsed vastandid. Üks on nii, teine nii. Aga teate, mis asi on veel nii? See, et meil on tegelikult Rait autopesula Tallinnas, ainult Tallinnas, et kommenteerige meie saate alla. Keegi saab kinkekaardi, saate minna autot pesema ja alati ma mainin, nahahooldust tehakse ka, aga ainult
ainult autole. Ja kui keegi tahab lasta pauku, Andreas, mis ta siis peab tegema? Siis ta läheb Tondi lasketiiru ja saab oma elu esimese paugu. Lahti. Me olime televõhkerid, me vabandame kõigi ees siiralt, me oleme endiselt eetris, näeme järgmine nädal. Tšau. Tšau. Ja see on siin Võhkarid.